Ja tere, mina olen Kristi, väga tore siin teie ees seista Armaskogudus. Ma jagan teile oma lugu ja ma mõtlesin, et kust ma alustan, et kas praegusest täiskasvanu hetkest või siis, kui ma olin laps. Sest mulle tundub, et tegelikult esimene kokkupuude oli mul siis, kui ma olin laps. Minuga juhtus tegelikult üks selline päris hirmus õnnetus, mis ühe väikse lapsega saab juhtuda ja ma arvan, et ma olin seal kuskil 5-6 aastane, kui ma üksinda läksin uitama sinna, kuhu ei lubatud. Ehk siis ma olin seal suurte lautade juures ja lautade juures on sellised väga suured, kuhu seda sõnnikut kogutakse. Ja mina muidugi sellise seikleja hingena läksin ja jalutasin selle ääre peal ja ma kukkusin sinna sisse. Ja mida ma mäletan sellest hetkest on see, kuidas ma vajusin sinna. Ja järgmine hetk, mida ma mäletan, on suur valguse hetk. Tolles hetkes ma ei saanud midagi aru, aga üks hetk ma olin seal ääre peal. Ma olin täiesti üksinda. Kuidas ma sealt välja sain, selles hetkes ma muidugi aru ei saanud. Aga nüüd täiskasvanuna on nii tore tõdeda, et tegelikult see ilmselt oligi minu esimene kokkupuude Jumalaga, sest mõelge ise, sealt ei ole tegelikult võimalik ise välja saada, eriti väikse lapsena. Aga kust lugu edasi läks, oli see, et meil Kundas oli hästi tore kogunemine Kunda lasteaias, kus Karmeli toredad inimesed käisid koos ja mina olin siis üks nendest Karmeli lastest. Seal oli hästi tore alati käia, väga selline rõõmus olemine ja selline hoitud tunne, et kui ma lapsena otsisin seda kohta, et kus ma tunneksin, et ma oleksin nagu kuskile kuuluv või kuidagi nagu samastuksin teiste inimestega, siis see oli minu selline esimene kokkupuude siis teadlikumalt Jumalaga. Ja mulle muidugi väga meeldis seal laulda ja neid toredaid mänge mängida ja kõike seda teha, aga ikkagi tegelikult südames oli juba sel hetkel Jumal olemas. Aga nii nagu elu ikka, siis elu võib juhatada vahel natukene teist rada pidi ja ma eemaldusin päris pikaks ajaks. Kui siis eelmine aasta sügisel juhtus selline lugu, et minu mees, kes muidu tegelikult on olnud terve elu selline, ma ütleks isegi tulihingeline ateist, hakkab mulle rääkima, et kuule, et ma lähen ostan piibli. No mina vaatasin talle otsa, mis asja ei ole võimalik, et sa räägid mulle, sa lähed ostad piibli. Ma mõtlesin päriselt, et nüüd on see hetk käes, kus minu mehel on keskeakriis. Et ilmselt ongi pekkis ja ma ei tea, mis nüüd saab. Küsisin tema käest veel, et kuule, et kas sa hakkad nüüd kirikus ka käima või, et ma ei tea, nagu väga imelik selline lugu. No ikkagi tõmbas minul korralikult nagu vaiba alt. Minu elus iseenesest ei ole kunagi olnud seda momenti, kus ma ei saaks öelda, et ma Jumalasse ei ole kunagi uskunud. Aga ma pigem olin sellisel nagu teistsugusel spirituaalsel teekonnal ja siis oligi nagu nii veider, et ta hakkab mulle sellest rääkima. Ja kuskil, ma arvan, mingi nädal aega läks aega, kui see siis jõudis päriselt minuni ka kohale ja siis sa tunned seda mingit sellist sisemist puudutust enda sees. Ja kuidagi ma ei mäleta täpselt seda hetke isegi, aga lihtsalt see kõik oli kuidagi nii sujuv ja tema kõrvalt nagu seda tehes, et alguses tundus see kõik nii uskumatu, aga pärast oli see kuidagi kõik nii loomulik jälle. Ja siis ma juba hakkasingi uurima, et kuidas siis ja mis siis edasi ja sattusimegi siia Karmelisse Alfale. Ehk siis tegelikult, kui ma olin kunagi Karmeli laps, siis ma kuidagi iseenesest sattusin uuesti siia Karmelisse tagasi. Ja siis käisimegi Alfa kursusel juba ja täna ma olen siin. Et selline kuidagi kulgemise lugu ja tõesti see, et ma usun sellesse, et Jumal on toonud meid põhjusega kokku ja just eriti meest ja naist kokku toonud, et võib-olla see ring ongi käinud selliselt, et mina pidingi esimesena olema see, kes sai puudutatud ja siis läbi selle, et me oleme nii pikalt koos olnud, puudutasin võib-olla kuidagi nüüd mina siis oma meest ja tema siis ringiga tõi minuni Jumala uuesti tagasi. Ja aitäh teile. Ja aitäh kõigile, kes te olete täna tulnud Jumala kotta, sest et ükskõik kes täna moel või teisel oleks olnud puudu. Et midagi Jumala olemusest ja Jumala suurusest oleks täna siin paigas jäänud kogemata, sest et ühest küljest loomulikult me tuleme siia selleks, et saada. Aga Jumal on loonud meid sääraselt, et mitte vähem me tuleme ka siia selleks, et anda. Mida Jumal on sinu sisse pannud, ei ole ta kellegi teise sisse pannud. Sellepärast on nii oluline, et me tuleme kokku. Ja nii nagu Korintuse kiri ütleb, et kui te kokku tulete, siis on igal ühel midagi.
vahest võib juhtuda, et kui me kokku ei tule, siis meil ei ole midagi, sest see ei tule esile. See tuleb esile siis, kui me tuleme nendesse paikadesse, kuhu Jumal meid on kutsunud. Nii et väga vahva, et sa oled tulnud. Kui sa vaatad meid üle neti, siis see ei olnud kuidagi ei sõrme ega rusika vibutamine, vaid pigem julgustus, et kui su elu ja tervis lubab, siis leia endale kogudus, mille kohta sa saad öelda, et see on minu kogudus. Ma olen seal selleks, et anda ja olen seal selleks, et saada. See on viis, kuidas uus testament tegelikult kirjeldab kristlaseks olemist. Enne kui läheme tänase sõna juurde, siis toon teile tervitusi Eestimaa väga erinevatest servadest, seal, kuhu Jumal on lubanud liikuda ja käia. Eelmine pühapäev, ma alati ütlen seda, et kõik tervitused, mis meelde jäävad, need annan kõik edasi. Nii et see oli kindlasti, mis meelde jäi. Eelmine pühapäev võisin teenida Kohtla-Järve Golgata koguduses ja nemad palusid ka teid väga tervitada. Ja see on nii äge kogeda tegelikult, et ühest küljest selles möödunud aastas ka me oleme olnud hoopis oma kogudusega nagu teistsuguses toimimismustris ja Jumal on midagi uut siin tegemas ja võib tunduda, et me oleme ära andnud ühe pastori ja varsti läheb teine pastor ära, siis tegelikult Jumal kunagi ei võta nii, et ta ei annaks rohkem tagasi. Ma arvan, et ka see, kui palju meie eest on palvetatud või vähemalt ringi käies, see, kuidas ma kuulen, et me palvetame Karmeli koguduse eest. Ma ei ole kunagi varem seda nii palju kuulnud. Siit, sealt ja 3. ja 4. ja siis 5. kohast ka. Nii et see on nii nagu Paulus ütleb Filiplastele, et ma olen teiega andmise ja võtmise osaduses, et seda on vahva näha ja kogeda ja usume, võtame selle vastu. Aga nüüd, kohe varsti läheme selle teksti juurde, mida me juba täna kuulsime. Merle luges seda, et see on Johannes evangeeliumist, aga teate, viimasel ajal aina rohkem ma kuulen sellist, ma arvan, see ei ole mitte etteheide, aga inimesed küsivad, sa ei olegi Gunnar ühtegi kivi kaasa võtnud ega jalgratta raami ega et kiivreid või revolvrit või mutrivõtmeid, et viimasel ajal nagu vähe nagu asju ja siis ma mõtlesin, et oma koguduses ma ikka pean meelt parandama, et ma pean midagi kaasa võtma. Võtsin sellise asja, et mõned üksikud perekonnast teavad täpselt, mis see on, aga ülejäänud, kas te teate, oskate pakkuda, mis asi see on? Tikudoos, kas keegi pakub veel? Pitsat, mitte pitsa, aga pitsat. Kas keegi tahab tulla vaatama, mis asi see on? Ehete, karp, kas keegi on julge ja tuleb vaatama, mis asi see on ja siis kirjeldab teistele? Kas julgeb keegi tulla? Ärge muretsege, kas te tulete? Panen jutlusesse, kui ei tule, ikka panen jutlusesse. Aga tegelikult, väga hea, no näed. Õige. No nii, vaata, mis asi see on. Näed, mees oskab võõraid keeli rääkida. Kas see tuleb lahti ka või? Kas sa oleksid arvanud seda siit leidvat? Aga hoopis, mis see on hoopis? Õige, siin on domino komplekt. Vaat, mis välja tuleb. Kuule, väga tänan. Julgele mehele käsi ka. Täpselt nii. See on domino karp ja omamoodi, see on, meie pereliikmed teavad, see on sellise väga sentimentaalse väärtusega, ehk et see on mu vanaisa tehtud, siis isa tehtud ja see on tõenäoliselt tehtud kusagil seal Volga jõe ääres, kui ta oli küüditanuna välja saadetud. Seal ta tegi käsitööd, üks minu teada vist ainuke kiri, mis sealt Siberist on nii-öelda meieni jõudnud, mille ta pani posti 11. mail 1952. Ta kirjutab seal niimoodi, et ma mõtlen siin enda töötoas tihti sulle ja kodule, kui ma mõnda uudisasja teen, mis siinne rahvas pole varem kunagi näinud. Ükskord, kui näeme, siis räägin. Ehk et see oli üks viis, vähemalt ta kirjas tundub, kuidas tema nii-öelda jäi inimeseks või elama jäi. Ta tegi sellist erinevat näputööd, mida siis need Siberi rahvad. Seal teisel pool Volgat inimesed ei olnud näinud. See on tõesti väga lahe komplekt. Ja pärast võib vaadata, aga teile ei anna. Panen sellise ette. Miks ma seda räägin? Et kui sul täna ei jää meelde kõik kirjakohad ja ei jää meelde kõik jüngrite lood, mida me natukese ajalooliselt vaatame, siis ehk jääb meelde see illustratsioon. Me oleme täna sellise teema juures nagu tule ja vaata, milline on Jumal. Ja võiks öelda, et seal on 3 olulist asja. Sul peab olema midagi, kui me räägime midagi, mida ma saan näidata, on midagi, mida Jumal on mu elus teinud. Ma ise
jagades seda Jumala elu, pean olema ka usaldusväärne, siin ma saan aru, ma pean palju meelt paranema ja arenema, sest et enamus saali ei julenud lähedale tulla, et vaadata, mis asi see on mu käes. Ja loomulikult, kui me räägime evangeeliumist, kui me räägime Jumala elust, kui me võrdlen selle karbiga, siis peab olema midagi, mis mind ja seda karpi seob. Sest siis korraga see saab hoopis teise dimensiooni, see ei ole lihtsalt mingi väikene puidust nikerdatud asi, vaid see on osa minu pereloost, see on osa milleskist, mis on suurem kui mina ise. Ja kui me vaatame Jeesuse eeskuju ja vaatame seda, kuidas Jeesus jagas evangeeliumi, jagas seda esiteks, kes ta oli, aga jagas ka seda, mida ta oli Jumala isa käest saanud, siis seal minu arust oli kõik need 3 komponenti olemas. Kui ta käis, siis inimeste jaoks oli nagu põnev, nad tulid vaatama, mis asi see selline on, vau! Jeesus teeb jälle mõne triki. Jeesus on jälle midagi ellu viimas, mida ennem kirjatundjad, variserid, keegi polnud teinud. Ta oli ise usaldusväärne. Ta oli piisavalt usaldusväärne selleks, et isegi lapsed jooksid tormida peale ja nii palju, et jüngrid ütlesid emadele, et kuulge, hoidke nüüd oma pande tagasi, meil on see püha asi. Ja kui sa vaatad seda, kuidas Jeesus jagas evangeeliumi, see oli alati isiklik, see oli alati vahetu, selles oli alati tema ise ka sees. Nii et ja sõbrad, see, mida Jumal on tegelikult täna meie jaoks ja meie kaudu pakkumas, seda võiks selle väikese karbi kaudu tegelikult nagu nii lihtsalt ja hästi ilmestada. Aga see suurem pilt, milles me oleme jätkuvalt terve selle hooaja, on Jeesuse eeskuju. Ja see tänane teema asetub minu arust sinna nagu nii selgelt ja nii otse. Kuidas sul on läinud? Kas oled sa jätkuvalt Jeesuse eeskuju jälgimas ja järgimas? Ma arvan, et mõlemad sõnad on hästi tähtsad. Sest et me saame järgida ainult seda, keda me jälgime. Ja see ei ole nüüd sõnade mäng, vaid see on selline nagu enda sisse vaatamine. Aga me saame ka jälgida ainult seda, keda me järgime. Sest kui me loeme Uuest Testamendist ja vaatame Jeesuse olemisviis ja tema lugu, siis ta ei olnud lihtsalt Rio de Janeiros kuju kõrge künka otsas, et ma tean, et ta on alati seal olemas, mina lähen sinna, ta on seal, ei. Väga tihti oli see, et kui hommikul ärkasid, siis sinna, kuhu me eile Jeesuse jätsime, teda järgmisel hommikul enam ei olnud. Ta oli liikunud edasi. See, mida ma arvasin Jeesuse kohta üleeile, oli arenenud, oli muutunud, oli saanud mingid uued värvingud juurde ülehomme juba. Ja sellepärast see on nagu nii oluline, et mõlemad pooled meie eludes toimiksid. Et me oleksime need, kes jälgivad Jeesust. Loomulikult Jumala sõnast, aga ka üksteise eludest. Ka see, mida Jumal on oma vaimu läbi täna tegemas kogudustes, oma rahva keskel. Ja küsime, et kas see, mis tundub autentne, kas ma kuidagi samastuksin sellega? Ja jälle teistpidi. Kui ma olen teda järgimas, kui ma olen oma kutsumuses, kui ma olen oma koguduslikus teenimises või mis iganes väljakutse Jumal oma ellu toonud, siis ma pean endale pigevalt meelde tuletama, et kas ma teda jälgin. Sest muidu juhtub see, et ma lähen nagu selle järgimisega ühel hetkel ikka oma rajale. Ma hakkan asju tegema omal moel, oma tarkuse, oma jõuga. Ja kuulge, isegi kõige kangemad mehed. Prohvet Jeremia näiteks jõudis selle koha peale. Tal oli võimas Jumala kutsumus, mille ta oli saanud nii noorelt, et oli ise ka sellega hädas, et oli nii noorelt selle saanud. Ja Jumal pidi teda korrale kutsuma, et ära ütle, et sa oled noor. Mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan. Ta oli tegelikult nagu täiesti maast madalas käinud Jumala teenimises, Jumala andides. Ja ta pidi ühel hetkel ütlema, et Jumal, sa oled saanud minule nagu kahanevaks ojaks. Ma olen kuidagi kaotanud ära selle, kes sina oled. See, mis meie vahel on. Ta väljendab seda ja ütleb nii, et see on umbes sellises võrdpildis, et lõikus on lõppenud. Vili on korjatud, aga mind ei ole päästetud. Ja sellepärast on oluline, et me neid mõlemaid asju oma elus nagu markeeriksime ära, kas ma jälgin, sest ainult siis ma järgin, ja kui ma järgin, kas ma jätkuvalt jälgin. Ja enne kui me läheme tänase teema juurde, siis ma küsin, mõtle korraks tagasi. See on selline väikene nagu check out, et mis on olnud sellel viimasel hooajal see üks, või kõige rohkem 2 asja, mida Jeesuse eeskujule mõeldes oled sina oma elus korrastanud, avastanud, taasavastanud, hakanud nagu uut moodi praktiseerima. Kas on mõni asi? Kas on mõni teema? Ei pea praegu siia mikrofoniga ette tulema vastust andma, aga ma loodan, et sa ise enda sees oled midagi leidnud, avastanud. Ja kui ei ole, siis vabalt võib juhtuda see, et scrolli natukese tagasi meie eelmised jutlusi, mine vaata YouTube'is, mida on räägitud ja püha vaim tuletab sulle meelde, et mäletad. Novembrikuus oli üks oluline teema, mille ma panin su südamesse, aga see on meelest ära läinud. Sest vaadake, muidu võib juhtuda täpselt see, mis oli tegelikult nagu Iisraeli rahva
nagu põhiline puudus ei olnud see, et nad hirmsad jäärapäised, eks need juudid on väga jäärapäised ka. Ei olnud see, et nad tegid ühe patu või teise või kolmanda. Need olid eksimused, aga see ei olnud põhiprobleem. Heebrea kirja 4. peatükk ütleb tegelikult seda, et Jumala sõna, mida Jumal oli neile rääkinud, ei olnud usu kaudu imbunud nendesse. Ehk et see sõna, mida algkeel, seal kreeka keel kasutab, võiks öelda meie kõnepruuki täna pandes, see ei olnud nii-öelda nagu miksriga nende elus läbi segatud. See oli jäänud kuskil oma ette, see oli nagu see ilus karp kusagil kamina sirmil, aga see ei olnud saanud nende omaks. Ja see on nagu hästi oluline, kui mina ise vaatan sellele möödunud hooajale tagasi, siis ma arvan üks teema, mis kuidagi uuel ja värskel moel on mind kõnetanud ja ma olen pidanud päris mitu praktikat oma elus nagu taasavastama, ümber arvestama, on palvetamine. Vau, vaene pastor, võttis nagu aega, no tänu Jumalale. Ma arvan, et see on üks teema, mida tegelikult me peame iga mõne aja tagant oma elus nii-öelda uuesti mõtestama. Kuidas see täna toimib minu jaoks, kuidas see täna praktiseerub, sest muidu, kes on olnud juba kauem kui 2-3 aastat kristlane, ma arvan, et me kõik oleme avastanud autopiloodi, eks ju nii? Ja selle autopiloodiga võib juhtuda sihukene lugu nagu 90ndate algusel oli vähemalt väidetakse täitsa tõesti sündinud lugu. Et kui Kadaka turult, siis Ida-Virult pärit natukese lühikese soenguga, jämeda kaelaga ja muidu tursked vennad ostsid ühe kihvti Ameerika auto, siis nad panid ühest kurvist välja ja tulid järgmisel laupäeval Kaduka turule tagasi ja tahtsid selle auto müünud mehe ikkagi korralikult ära triikida. Ja mis siis valesti oli? Kuule, sa müüsid vale, sa ütlesid, et autopiloot töötab, aga see ei tööta. Muidugi töötab, hoidis ju kiirust. Mis autopiloot ja kiirust? See pidi mind koju välja viima, me panime autopiloodi peal, läksime sõpradega taha tina panema ja esimeses kurvis sõitis auto välja. Teate, see võib juhtuda palveeluga, rumal võrdlus, aga tead, palju hullem võrdlus on see, kui su palveelu on läinud nii. Et sa arvestasid küll, et sa panid nupu peale, sa palvetasid, sa kuidagi moodi tegid oma usulised kohustused ära ja siis avastad ennast kraavist. Ja tahaks kohe kedagi süüdistada. Kadaka turul on mõni pastor ikka, kes õpetas vale trikki ja miks sa rääkisid ja see ei toiminud. Nii et ma loodan väga, et kui sa mõtled tagasi selle möödunud hooajale, siis on midagi, mille kohta sa saad öelda 1-2 asja. Et kuule, siin on Jeesuse eeskuju nagu nii kirkalt ja selgelt taas mu ees ja mul on rõõm, et Jumal on andnud mulle väljakutse oma elu korrigeerida. Tulles tänase teema juurde, siis tule ja vaata, milline on Jumal, siis mulle meeldib see, kuidas Jeesus tegelikult iga mõne aja tagant uuesti kirjeldab oma kutsumust ja ma ei tea, kuidas mina tavaliselt lugedes Uut Testamenti, mulle tundub ükskõik, mida Jeesus ütleb, ta nii-öelda jutlustab teistele. Ja teatud mõttes see ongi nii. Aga tegelikult, kui sa vaatad, nii nagu Jeesus oli Jumal, oli Jeesus ka inimene. Ja kasvada selles kindluses, et ma tõesti olen Jumala poeg. Ma tõesti olen õigel ajal õiges kohas. Ma tõesti olen õiges kutsumuses, siis me näeme, kuidas Jeesus samamoodi ka endale pidi asju välja ütlema. Kuidas ta ka ise pidi palves neid asju ammutama ja saama selle kindluse. Me loeme seda Johannese evangeeliumi lõpust, et kui Jeesus oli kõik asjad selgeks saanud, kindlaks saanud, siis. Ja mulle meeldib, kuidas Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus niimoodi. Kui ta kirjeldab oma kutsumust, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele. Ja siis läheb edasi mõni aeg, ta teenib ja ta lisab uuesti seda nagu sama teksti natsukuse teisel moel ja ta ütleb, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunud. Ja kui väga üldistavalt öelda, hästi selliste laiade pintslitõmmetega, siis võiks öelda, et selles valdkonnas on Jeesuse eeskuju meie eludes kõige kriitilisem, kõige olemuslikult olulisem. Sest see on see põhiline Jeesuse kutsumus, mille ta on andnud meile ka edasi. Mitte lihtsalt käia kirikus, mitte lihtsalt olla natukese parem usklik, mitte lihtsalt osata religioosseid praktikaid pisut paremini teha, vaid selleks, et minu elude, minu sõnade, minu tegevuste kaudu võiks keegi kohtuda Kristusega. See on tegelikult meie elu kõige suurem ja olulisem eesmärk. Jeesus rõhutab seda, kordab üle ja kõik muud asjad, kõik muud eeskujud, see, kui ta võtab aega palveks, see, kui ta võtab aega isaga, see, kui ta võtab aega sõpradega, need on omaette väga väärtuslikud ja olulised. Jeesus ei ole kunagi õpetamas meid, et eesmärk pühendab abinõu, aga kusagil me peame nagu aru saama, mis on see põhiline suund. Võiks öelda, et kui ma tahan nagu saada väga mõnusat pehmet istet, ma tahan saada sellist head konditsioneeritunnet,
ma tahan saada seda feelingut, et 0-100 on võimalik saada 6 sekundiga ja veel mingeid detaile, siis lõpuks ma ütlen, et kuule, siis mul on vaja kas head elektriautot või head sportautot. Sest kui ma selle asja saan, siis kõik need detailid on seal sees olemas. Ja võiks öelda natuke, sest see on see võrdpilt või see on nagu see detail, millest täna see tekst meid kutsub. Kuidas sul läheb selle eeskujuga? Kuidas sul läheb nagu sellise Jeesuse enda ees hoidmisega, kes ütleb, et minu peamine eesmärk tegelikult, minu peamine kutsumus on selleks, et haiged võiksid saada terveks ja kadunud võiksid olla leitud. Ja ma arvan, siin on Jeesusest meil väga palju õppida. Ja ära kuidagi võta, see ei ole täna see jutlus, kus mina siin vibutan sõrme ja ütlen, et homsest hakka kõikidele vastutulevatele inimestele traktaati jagama. Ülehomsest alusta Rakvere kesklinnas palvekoosolekutega. See ei ole see, vaid pigem see küsimus. Kui Jeesus on minu eeskuju, siis kas ma olen täna seda sama rada käimas? Või ma proovin lihtsalt saada seda ühte mõnusat tooli, ma tahan saada konditsioneeri tunnet, ma tahan saada head tümmi ja väikest kiirendust, aga ma ei taha kogu seda põhiasja, ma ei taha seda autot saada, siis tegelikult need muud asjad ka meie elus ei toimi, need ei rakendu. Reinhard Bonke, kes on möödunud sajandi üks nagu kõige viljakam evangelist, kelle eludes see Jeesuse kutsumus nagu kirkalt esile jäi. Mul väga meeldib, ta ütleb nii, et kogu taevas liigub, kui üks patune meelt parandab. Kui sa tahad näha taevast liikumas, mine ja tunnista või jutlusta. Kogu taevas liigub, kui üks patune meelt parandab. Kui sa tahad näha taevast liikumas, mine ja tunnista või jutlusta. Me tegelikult igatseme näha taevast liikumas, me igatseme kogeda seda, et Jumal teeb midagi võimast. Tõsi, selleks on vaja jumalateenistusi, selleks on vaja konverentse, selleks on vaja häid ülistus- ja palveõhtud, need on kõik olulised ja vajalikud. Aga jälle tulles selle suure pildi juurde, me loeme Jumala sõna ja näeme, et kui üks patune parandab meelt, siis on taevas sellest rohkem rõõmu kui 99, kes meeleparandust ei vaja. Et võib-olla see on ka üks koht, kus me võime enda jaoks küsida, kas ma olen Jeesuse eeskuju järgimas. Et kui ma olen palvetamas, Jumal, liiguta taevad ja maad, et ma võiksin kogeda sind, tule muuda midagi võimsalt, siis võib-olla on vaja sinna juurde lisada. Aga selleks läkita mind nende inimeste juurde, kes täna veel sind ei tunne. Ava mu silmad märkama neid, kellede jaoks mina võin olla täna. See ainus elav evangeelium, see keegi, keda nad on valmis lugema, sest nad ei ole valmis lugema piiblit. Evangeeliumi puhul seda on nii huvitav vaadata, kuidas minu arust nagu Jeesus, tema eeskuju oli nagu nii kihvt ja nii lihtne, et ta kunagi ei öelnud, tule vaata peeglisse, kui patune sa oled. See ei olnud, kui sa vaatad ja loed neid kohtumisi, kus Jeesus iga päev üksikisikute, gruppide, rahvamassidena jagades Jumala sõna juurde, tule vaata peeglisse, kui patuna sa oled. Vaid ta alati pigem, hästi nagu lühidalt kokkuvõttes, ta pakkus, tule vaata, milline loo ja milline isa sul on. Et sa teaksid, kelle sarnaseks sa võid muutuda. Ja see on tegelikult evangeeliumi kuulutamise juures alati nagu väga oluline väljakutse. Ma olen hästi seda meelt, minust Peep Saar on seda kunagi nii toredalt öelnud, et evangeelium ei saa kunagi heaks sõnumiks, kui ta ennem ei ole olnud paha sõnum. Evangeelium ei saa kunagi heaks sõnumiks enne, kui ta ei ole olnud paha või halb sõnum. Ehk et meie ju ka, me ei ole valmis ju mingeid muutusi enda elus tavaliselt tooma, kui me ei saa aru, et neid muutusi on vaja. Ja selles mõttes on alati, me näeme Jeesuse eeskuju, evangeelium peab esile tooma selle, et me inimestena ise ei jaksa. Timothy Keller, minu üks selliseid suuri eeskujusid, minust unikaalne mees, kes viis evangeeliumi, võiks öelda võimatusse kohta, Manhattanile. Täna ta on juba igavikus Jumala juures. Ta tegi midagi, mida mitte keegi Ameerikas ja sellisest nii-öelda esimeses maailmas sellisel kujul ei suutnud teha. Kõige keerulisem sihtgrupp, kelleni jõuda, on seal Ameerikas sellistes piirkondades rikkad, edule, saavutustele orienteeritud, üldiselt vallalised 30+ inimesed. Ja see, mida tema tegi, see puudutas kõige rohkem just seda sihtgruppi. Ja ta ise ütleb nii toredalt, et tõeline evangeelium toob esile, et sa oled halvem kui arvad. Aga samal ajal rohkem armastatud ja aktsepteeritud,
kui sa kunagi julgesid loota. Ja kui ma mõtlen Jeesuse eeskujule, siis minu arust see Timothy Kelleri nagu väljendatu ütleb nii hästi seda edasi, mida Jeesuse elu andis kogeda. Me näeme seda, Peetrus mitte ühel korral, aga 2 korral ei suutnud ja hüppas Jeesusest eemale, ütles, ma olen nii patune inimene. Aga ta hüppas ainult nii palju eemale, et tal oleks võimalik Jeesuse poole tagasi joosta. Sest see sama tõde, et evangeelium toob esile, et sa oled halvem kui arvad, aga samal ajal rohkem armastatud ja aktsepteeritud, kui sa kunagi julgesid loota. Ja nüüd tulles selle teksti juurde, mida Merle juba luges, Johannese evangeeliumi 1. peatükk, 35-51 salm. Me ei hakka seda uuesti lugema, see on väga tihke tekst, seal on nagu nii palju põnevaid kihte, eelkõige vaimulikus mõttes sellise pühavaimu inspiratsiooni kaudu. Seal on nii põnevad nagu ajaloolisi kihte, kui sa hakkad lugema, me natukese vaatame nende meeste lugusid, igaüks erinev ja nii edasi, aga seal on ka nii põnevaid kihte sellest, kuidas tegelikult kõik see, miks meie täna siin oleme, on nagu seemnena tegelikult sellesse loosse pandud, nii et ma julgustan sind, kui sa tahad Jeesuse eeskuju järgida evangeeliumi edasi andmisel, sellisel moel, et see on viljakas, et see on tulemuslik, siis see Johannese evangeeliumi 1. peatüki 35-51 salm on nagu selline hea, mõnus kokku pakitud siirup, millest võid suraka panna, paned seda tavalist igapäeva lahjenduse vett peale, jood ja mõtled, vau, selles on ikka vurtsu sees. Nüüd see on huvitav vaadata 2 asja, mida tahan sealt esile tuua. Üks on see, et põnev, kuidas igat ühte seal tegelikult Jumala kutse saab kätte unikaalsel moel. Ei olnud mitte kedagi selles loos, Jeesus kutsus oma esimesed jüngrid, kus oleks olnud lihtsalt nii-öelda selline flaikude jagamine. See tähendab, et flaikusid ei või jagada, absoluutselt võib. Aga seda on nagu nii äge näha, kui me kuuleme oma lugusid, kui me kuulsime Kristi sinu suurepärast tunnistus siin või teiste lugusid, me märkame seda samamoodi, aga teate, mis tihti juhtub? Kui me hakkame siis seda Jeesuse eeskuju järgima, tahame me hakata kedagi kopeerima. Kõigepealt selles öeldes, et mina ei ole üldse mingi evangeliste. Kuule, ega ma mingi Ponke ei ole, keda sa tsiteerisid. Ega ma mingisugune Timothy Keller ei ole seal Manhattanil. Ma ei ole see. Sa ei peagi see olema. Mina ei pea see olema, sest midagi, mida Jumal on andnud Kristi kätte, mina ei oska sellega mitte midagi peale hakata. Ja midagi, mida Jumal on andnud minu kätte, saab ellu elatud ainult minu kaudu. Nii et see on see esimene asi. On nüüd põnev vaadata, kuidas näiteks Johannese jüngrid. Teame seda, see oli kohe alguses seal, kui Johannes ütleb, vaata, see on Jumala tall. Ja lihtsalt ühe enda jaoks autoriteetse inimese kommentaari peale muudavad need 2 meest täiesti oma elu. Nad on käinud Johannese järgi, nad on leidnud seal mingi tasakaalu, sest nad olid tõenäoliselt samaaegselt ka kalamehed ja samaaegselt Johannese jüngrid. Ja Johannes, kui sa loed jällegi seda ajaloolist tausta, Risti Johannes, ta ei olnud mingi pehmo vend. Ta ei olnud tõenäoliselt mees, kelle järgi oli lihtne käia. Sest et vahest me loeme neid piibli lugusid ja arvame, et kõik olid nii tunnud, kõik olid nii armsad, kõik iga hommikul teeme põse musi ja siis me lähme rõõmsalt teele. Johannes on väga radikaalne, tõenäoliselt ka oma usulisest taustast, kust ta tuleb. Ta tuleb sellisest väikesest, võiks öelda isegi sektantlikust grupist, kes elasid kõrbes. See oli see viis, tõenäoliselt see sama seltskond, kes sõigi ainult mett ja elaski kaameli nahkades ja nii edasi. Piisas selle mehe ütelusest ja 2 noore kalamehe elu muutus totaalselt. Kui me vaatame Andreast, üks siis, kes oli Johannese jüngritest, tema reageerib sellele mitte lihtsalt ma ise järgi, vaid tema läheb ja kutsub Peetruse. Meie arvame, et Peetrus on see, kes kõiki teisi kutsub kogu aeg. Ja küll ta kutsus isegi Jeesuse taevast maa peale alla, eks, et tema oli see tegija. Aga vaadake, ka tema ei oleks saanud tulla, kui lihtsalt ta vend ei oleks tulnud. Ja siin kõik, kes on vähegi vendade õdedena oma elu kogenud, siis te teate, et tihti oma lähedastele on kõige suurem väljakutse evangeeliumi jagada. Ja seal on täpselt see, mida T.L. Moody ütles minu arust nii hästi. Mõned inimesed, vähesed inimesed loevad piiblit, ülejäänud loevad kristlaste elusid. Ole sina loetav evangeelium. Vähesed inimesed loevad piiblit, aga enamus inimesed loevad kristlaste elu. Ole sina see loetav evangeelium. Siis ainukene mees, keda Jeesus kutsus isiklikult, võiks öelda ju nii. Kas see ei kõla naljakalt või? Võiks öelda, et see on üks nendest, kes astub lavale ja räägib, et olin juba peaaegu ära uppumas sinna sõnnikuhoidlasse, aga näed, juhtus ime ja ma istun saalis ja mõtlen, minu elus
Philippus ei ole kunagi sellist imet juhtunud. Keegi tuleb ja räägib, et ma olin absoluutselt joodik põhjas kuskil täiesti ja siis tuli Jumala eriline päästev käsi ja muutis saalis. Okei, sõna ütleb, et kes on palju andeks saanud, see palju armastab kah, aga ma ei ole nagu eriti midagi andeks saanud, sest pole nagu suur pattugi elus teinud ja jälle, kui ma sellepärast olengi selline keskpärane mökku. Hei, teate, nii tore on lugeda siit, et ka siin oli ainult üks tegelikult, keda nii-öelda Jeesus kutsus personaalselt kohe alguses ja see oli Philippus. Muideks, osade traditsioonide järgi eile just tähistati Philippuse nimepäeva. Aga Philippus oli see, kes jällegi käis ja kutsus Naatanaeli. Nii et kui me vaatame seda, see on nii hea nagu näha siin, kuidas tegelikult igat ühte Jumal kõnetas erineval moel. Mul oli möödunud nädalal üks hästi tore kohtumine ja see on nii huvitav, see veel ei ole jõudnud kuskile sellisesse lõplikusse faasi, aga üks vahva noorpaar tuli ja ütles, et kas ma oleksin neid valmis laulatama, siis ma küsisin, et nii tore, et kas me oleme kohtunud ka, ja ta ütles, et jah, oleme kohtunud, aga sa ilmselt ei mäleta. Ma käisin kunagi algkoolis, kui sa käisid neid narkoloenguid andmas. Vau, tead, see oli nii suure mõjuga, et ma tahan, et sina laulataksid meid. Mulle kohe alguses ei läinud kaks need asja kokku, sest vaadates neile otsa, neil oli väga selged silmad, see esimene jutlus oli järelikult hästi mõjunud, nad ei olnud neid sõltuvusaineid kasutanud, see ei olnud neid nagu tabanud, aga mingi kunagine tats oli jõudnud tänasesse päeva ja ma ei räägi seda sellepärast, et vaata mind, vaid ma tahan sind julgustada. Et see, mida sa oled külvanud usus, see, mida sa oled külvanud armastusega, see, mida sa oled teinud teadlikult ja mitte teadlikult, see on põnev, kuidas aeg-ajalt Jumal annab meile nagu näha, et vau, sellel seemnel on olnud mingi palju suurem mõju, kui mina iganes oleks osanud arvata. Ja ma tahan sind julgustada, ole hästi julge selles kutsumuses, millega Jumal sind on kutsunud. Aga nüüd vaata edasi, see on see teine punkt ja see on nagu ühes küljest nii lihtne, selles ei ole midagi müstilist, aga see on nagu nii sügav tõde. Et kõik need jüngrid tegelikult, absoluutselt kõik, keda Jeesus oli kutsunud, kõik, kes olid Jumala poole kutsutud, olid ka Jumala poole kutsujad. Ja ma arvan, et see on see üks põhiline põhjus, miks kaluritest said apostlid, miks endistest dissidentidest, nagu Juudas Selootes, miks temast sai apostel, miks endisest maksukogujast Matteusest sai hoopis apostel, oli see, nad said aru, et kui mind on Jumal kutsunud, siis järelikult on ta teinud mind ka kutsujaks. See on huvitav, ega me ei tea lõpuni seda koguduse statistikat, aga nii palju, kui osatakse arvata, vaadatakse kogu tolle ajastu sellist Rooma riigi rahva hulka, see jääb kuskile sinna võib-olla 60 ja 90 miljoni vahele, umbes selline, mingi sellised suurusjärgud, kui sa vaatad ajaloolised numbreid, siis meile tundub jällegi ju pealispindselt lugedes Uut Testamenti, et sihuke ärkamine läks kohe lahti, inimesi tuli masside kaupa. Ühest küljest on need mõned markeeringud meile tõesti jätnud sellise suure massiteenistuse mulje, aga tegelikult erinevad ajaloolised allikad, erinevad piibliuurijad ütlevad, et ega me lõpuni ei tea. Tõenäoliselt 1. sajandi lõpuks oli selliseid Jeesuse järgijaid 10 ja 100 000 vahel. Osad, kes on väga konservatiivsed, ütlevad, et mitte palju üle 10 000, aga ka väga optimistid ütlevad, et see saa olla üle 100 000. See tähendab, et see protsent tegelikult sellest ühiskonnast oli väga väike. Neid, kelleni evangeelium oli jõudnud sellisel kujul, et see oleks neid muutnud. 3. sajandi lõpuks, 4. me teame juba muutub, eks ju, kristlus siis selliselt valitsevaks, dominentseks religiooniks, siis kõik muutus. Kui keiser ütles, et Jeesus on issand, siis paljud, me teame, ega siis eestlased, me oleme samasugused olnud, eks ju, et kui millisesse usku ma kuuldun, kui Vene õigeusk annab maad, siis ma kuulun sinna parem, kui katoliiklased annavad teisi boonuseid, siis ma kuulun sinna, see on läbi ajaloo ikka olnud. Aga enne, kui Kristus sai nii-öelda riiklikuks usuks, 3 sajandiga kasvas Kristus, öeldakse, julgelt 10% kogu ühiskonnast. Miks? Jälle mingi esimene selline tunne, kui ma vaatan, ma süüdist üldse teid, ise arvan, järelikult olid võimsad koosolekud, konverentsid, ülistus, teenistused, värk ja möll oli võimas. Natuke see oli neid asju ka, eks ju, kui me loeme. Aga tegelikult ajalugu räägib, et põhiline meetod, kuidas evangeelium selliselt kasvas ja muutis tolleaegset ühiskonda, oli inimeselt inimesele. B2B, eks ju, tänases moodsas keeles. Ja see keskkond oli peamiselt see, eriti alguses me teame, kui Jeruusalemmas alustati tagakiusu, siis inimesed pillutati laiali. Ehk et nad lasid ennast lugeda nendes keskkondades, kus nad olid. Korra nädalas nad käisid koos.
pühapäeval käime meie ja nemad tõenäoliselt käisid laupäevati koos ja ülejäänud nädala oli nad evangeeliumiks seal, kus nemad olid. Ja see on nagu huvitav vaadata, et see ei olnud mitte lihtsalt niisama mööda minnes, aga need samad mehed näiteks, kellest me ju rääkisime. See kirg ja see arusaam, et kui ma olen Jumala poolt kutsutud, siis järelikult ma olen Jumala poole kutsuja, oli nende jaoks see põhiline auto. Kui konditsioneer töötab, halleluuja. Kui Jumal annab mulle parema töökoha, ma palvetan, no ei andnud, saadan Veronile palvekirja. Veronika vaatab meid kindlasti praegult. No Veronika palvetab, siis saan veel palgatõusu ka lisaks, eks ju äkki. No umbes nii. No kui seda ei saa, pole hullu, sest mul on see auto olemas, mul on see evangeeliumi jagamise kutse. Okei, saaks mõnusama tooli, saaks reisi kuskile Aafrikasse või Hispaaniasse või Ameerikasse, see on tore. Kui seda ei saa, kui sellele palvele ei vastata, siis ma jätan jätkuvalt oma palve eesliinile selle, mida ju Paulus kirjutab 2. Korintuse kirja 5. peatükis, ta ütleb nii. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Hip-hop, hurraa! Tavaliselt mina tõmban sinna joone alla ja ütlen, et no peeglist see asi nii uus ei paista, aga Jumal sinu armust, loodan, et ükskord kui taevasse jõuan ja seda hingepeeglit on võimalik vaadata, seda südamepeeglit, siis su sõna kehtib, et see vana kunnar on jäänud möödanikuks ja see uus kunnar on avalikuks saanud. Et tegelikult siin ju Paulus ei tõmba joont alla, vaid sealt see alles selle teksti fookus nagu tuleb. Sest kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvanud neile nende üleastumisi ning süüks on pannud ka meisse lepitussõna. Me oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. See on tegelikult Uue Testamendi valdav sõna kõigile neile ja kõigile meile, kes me ütleme, et ma olen saanud päästetud. Jumal on mind kutsunud ja ma olen selle kutse vastu võtnud. Nüüd on minu kord aru saada. Järelikult, kui Jumal on mind kutsunud, siis mina olen Jumala poole kutsuja. Kuidas sinu armust, issand, see võiks saada tegelikuks tänasel päeval minu elu kaudu. Kui me vaatame näiteks seda sama Andreast, seda tavalist kalameest, kellel tõenäoliselt vaadates tema sellist vastuseid, näiteks see on huvitav vaadata Nathanael. Ma natuke surfasin seal ja otsisin, et Nathanael lasi ju käiku, teate selle käibe fraasi, mida isegi täna väljaspool kirikut räägitakse. Kas Naatsaretist saab midagi head tulla? Kas Rakverest peale viinerite üldse midagi tuleb, eks ju? No, et see on see lihakombinaadi linn või? Hakkasin mõtlema, et miks siis see käivele niimoodi tuli ja kui sa loed ka Jeesuse vastuseid Nathanaelile, siis tegelikult tuleb välja, et näiteks tõenäoliselt Nathanael oli suhteliselt hästi teoloogiliselt haritud. Ta teadis kohe, nii nagu Filippus tuli ja ütles, et see on see Jeesus sealt Naatsaretist, nii ta ütles kohe, Vanas testamendis ei ole ühtegi prohvetlikku sõna minu teada, kus oleks markeeritud, et Messias tuleb Naatsaretist. Ta teadis kohe. Põmm. Andreas, hoopis teine vend. Aga vaata, kui huvitav. Ometigi nad kõik. Ega me ei tea, need ei ole nagu lõpuni kirjutatud andmed, aga need on ikkagi varakristlikust ajast päritud sellised traditsioonid, et näiteks Andreas, tema üsna ruttu, pärast seda, kui Jeesus oli surnud üles tõusnud, tema põhimissioni trajektoor oli Musta mere ümbruses küüti, tänapäeva Ukraina, Venemaalad, Balkani piirkond. See on see põhjus, miks eks ju Andreas on üks ka sellise õigeusu kiriku, just idakiriku, üks selline suuremaid nii-öelda sümboleid ja ikoone. Ja samas, kui me vaatame Nathanaeli, kes tõenäoliselt, kui te loete jüngrite nimekirju, siis mõtlete, et kus see on, et osades nimekirjades on Nathanael ja teistes teda ei ole, ega me päris lõpuni ei tea. Ja ma pole kindel ka, kas taevasse jõudes kogu see värk enam huvitab, siis on võib-olla palju põnevamaid teemasid. Aga lihtsalt selline väike kildse juurde, tõenäoliselt piibliuurijad arvavad, et osades nimekirjades Bartolomeos ja teistes Nathanael, et need tegelikult on üks ja sama mees, sest võib olla, et see Bartolomeos, see tähendab tegelikult nagu tõlkes siis tolmai poega, ehk et see võis olla nii-öelda selline, nagu idakultuuriruumis on, eks ju, Gunnar Petrovitš. Ja osades nimekirjades öeldi, et vend Petrovitš tuli ja teistes nimekirjades öeldakse, et Gunnar tuli ja tegelikult on üks ja sama inimene. Nii et ka see, kui aeg-ajalt ikka tuleb kuskilt mingi suur tarkus, piibel on omavahel täitsa nagu vastuoluline, siis tegelikult pärast näed, ei olnud midagi. Lihtsalt minul endal juhtmed ei läinud peas kokku ja pidin natukese õppima, lugema, tutkima ja Jumala armust tema vaimu juhtimist kuulama, sain aru, et ei, Jumala sõna on ikka täna seesama elav ja vägev. Aga kui me vaatame näiteks Nathanaeli, siis me saame samamoodi aru, et ka teda või vaatame Filippust, kõik vaatame Peetrust,
kõik nad tegelikult läksid sellest oma traditsioonilisest kohast, sellest, mis nende jaoks oli nagu turvaline, see, kus nemad mõtlesid, et see on minu natuur, see on minu õpitu, see on minu pädevus. Kõik nad läksid sellest totaalselt kaugele. Ja tänu sellele tegelikult oleme meie täna siin. Tänu sellele oleme meie kogenud Jumala elavat ja muutvat väge. Kui sa mõtled sellele viimastele salmidele, mida Merle luges, Johannese 1. peatüki 50 ja 51 salm, siis seal Jeesus ütleb Naatanaelile. Jeesus vastab talle, kas sa usud vaid sellepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all, sa saad näha suuremaid asju kui need. Ta on mõtlema, et vau, see on vägev värk. Veel suurem auto, veel parem konditsioneer, veel parem tool, eks ju, ja ma illustreerin, mis iganes need asjad on. Me kuidagi võtame selle teksti nii-öelda kohe oma elu taustsüsteemi. Aga see taustsüsteem tegelikult on hoopis midagi muud. See taustsüsteem on see, kui sa oled Jumala poolt kutsutud, siis sa oled Jumala poole kutsuja. Ja ütleb, et Naatanael, sa nägid siin seda imet, kuidas Jumal märkas sind enne, kui sina üldse aru said. Kuidas Jumal tegeles sinuga enne, kui sa üldse aru said. Aga ma ütlen sulle, sa näed selles valdkonnas palju suuremaid asju. Äkki üks põhjus, miks me täna ka Lääne kirikus näeme nii vähe suuremaid asju, on see, et me oleme nii tohutult keskendunud ainult iseendale. Oma ka vaimulikule nagu heaolule ja oma vaimulikule turvalisusele. See ei tähenda seda, et me peame kogu aeg nii-öelda oma usuelu elame punases. Meil on kogu aeg see tahomeeter selle koha peal, et varsti hakkavad kolvid ja kepsud lendama. Ei, ma ei mõtle seda. Aga jälle, kui me räägime nagu selles kontekstis ja Jeesuse järgimisest, siis ainus põhjus, miks tema, kes ta oli kättesaamatus valguses koos oma isaga, tuli ja sai niimoodi puudutatavaks, et me varsti võtame osa sellest ihust ja sellest verest ja tuletame meelde, et mitte keegi tegelikult ei ole tulnud meie elus nii lähedale kui Kristus. Isegi abielus ei tule keegi nii lähedale. Ma väga loodan, et see ei ole oma naist või meest ära söönud. Me tuleme üsna lähedale, loodetavasti, aga mitte nii lähedale. Miks? Sest et see oli tema põhimissioon. Ja kui me tahame Jeesuse eeskuju järgida ja kui me tahame elada seda elu, tule ja vaata, milline on Jumal, siis seda ei ole võimalik nii-öelda ära õppida mõne trikiga. Seda ei ole võimalik, okei. Kunagi ma mäletan, oli sellises karismaatilises maailmas 2 väga suurt nime, Kenneth Hagin ja Kenneth Copeland, täna üks Kenneth on juba taevas ja siis kui Kenneth Copeland tuli ja alustas oma teenimist, siis ühel teenistusel vist oli olnud nii, et Kenneth Hagin läks ta juurde, kuule, noor vend, kui sa minu jutlusi kasutad, kasuta, sa võid neid tsiteerida, aga vaheta vähemalt näidetest nimed ära. Ära üks-ühele neid ka maha tee ega kopeeri, sellepärast, et siis Kenneth Copeland ütles, et ta oli nagu nii vaimustatud selle vanema venna jutlustest. See oli nii mõjus, see oli nagu nii, mis ma üldse hakkan oma jutlust tegema? Ma kasutan seda, mida tema on juba plaaninud ja teinud ja valmistanud. Aga teate, see, et tule vaata, milline on Jumal. Me saame teineteiselt õppida, me saame teineteiselt mingeid detaile, aga see peab saama selleks usuks, et Jumal, nii nagu sinu poeg ütles, et mind ei ole kutsutud tervete, vaid haigete jaoks. Nii pean ka mina oma suunda ja sihti korrigeerima ja ütlema, kuidas mina täna seda meditsiinipraktikat Eesti Vabariigis hakkan ellu elama. Nii nagu Jeesus öeldes, et ma olen kutsutud otsima kadunut, siis kuidas mina täna oma eluga, oma andide, oma perega, oma selle hetkega, kus ma täna olen oma elu nagu rajal ja elukaarel jõudnud, kuidas see saaks minu elu põhiliseks fookuseks. See on nii huvitav, kuidas jällegi seesama selline kristlik pärimus ütleb, et tõenäoliselt see Naatanael, just see mees, kes oli, tundub jüngritest üks kõige nagu sügavamalt juudi traditsiooni ja toorat tundev mees, oli see, keda varakristlik traditsioon armastab nimetada, et tema oli, kes kõige kaugemale maailma äärtele. Tema oli tõenäoliselt see, kes viis evangeeliumi Armeeniasse, Mesopotaamiasse, Indiasse. Osad arvavad, et ta oli seal positiivses konkurentsis Toomasega, et kes kiriku ajalugu teab, et seal on tänaseni Indias nii-öelda neid toomakristlasi. Et ka siis Bartolomeos võis olla üks, kes sinna välja jõudis. Miks? Kas sellepärast, et talle juudina sinna väga meeldis? Absoluutselt mitte!
ärge minge paganate juurde, ärge istuge nendega koos, ärge võtke nendega leiba, te saate rüvetatud, teid absoluutselt kantakse maha, see oli see, kus ta oli ju kasvanud ja tulnud. Kas Naatsaretist saab tulla midagi head? Aga ta sai korraga aru, et kui ma tahan olla oma issanda moodi, kes tuli taevast kättesaamatust valgusest minu ellu puudutama mind, siis see, et mina lähen sealt Jeruusalemmast Mesopotaamiasse, see, et ma olen Armeeniasse, see on ainult 3. pööre paremale, see on siin samas. Issand, tule ja muuda mind. Kõik, kes me oleme Jumala poolt kutsutud, oleme tegelikult Jumala poole kutsujateks, tehtud, loodud. Küsimus on, kas me võtame selle ja paneme enda ette, et muutuda tema sarnaseks ka selles valdkonnas või mitte. Ja lõpetuseks, seesama Filippus küll on hea, et keegi ei ole täiuslik, sest et seda vaadates peeglisse ütleme me kõik ja jüngrid pidid seda samamoodi tegema. See, kes alguses oli nii kindel ja lõpuks elas ellu Jeesuse kutsumust ju tegelikult vahetult enne, kui Jeesus läheb ristile. Filippus seal Johannese evangeeliumi 14. peatükis korraga ütleb, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja see ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind? See on näinud isa. Kuidas sa siis ütled? Näita meile isa. Mäletad seda, mida Charles Moody ütles. Mõned inimesed, vähesed inimesed loevad piiblit. Teised loevad kristlaste meie elusid. Ole loetav evangeelium. Ja siis Jeesus ei jäta seda Filippusele öeldud sinna pidama, vaid ta võiks öelda, ta kordab seda, mida ta Filippusele ja Naatanaelile ütles päris nende kutsumuse alguses. Mäletate, seal päris kutsumuse alguses ta ütleb need sõnad, vaatame kohe, kus ta siin neile sõna-sõnalt ütles, et kas sa usud, vaid sellepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all. Sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja vaata, vahetult enne oma ristile minekut ütleb ta jälle Filippus ja Naatanael, kes seal on koos, ja ta ütleb neile seal nii toredalt 12. salmis 14. peatükk. Tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ta tuletab meelde ja ütleb, et see, mis on suurem kui sina, see, mis on inspireerivam, mida iganes sina, Naatanael või Filippus suudad ellu elada ja ellu viia, see tuleb esile siis, kui sa otsustad olla selles põhikutsumuses. Sa otsustad olla selles kutsumuses, kus sinu elu tegude, hoiakute ja sõnade kaudu kogevad inimesed isa. Kes sind on näinud, see on isa näinud. Ja vaadake, siis hakkavad juhtuma need asjad, mille pärast me tihti palvetame, mille pärast inimesed võitlevad ja sõdivad ja teevad igasugusi vaimulikke trikke ja mölle ja nad ei saa seda kätte, et nad näeksid suuremaid asju, kui Jeesuse päeval nähti. Aga need samad, kui me räägime siin Reinhard Bonkest, kui me räägime Timothy Kellerist, kui me räägime Charles Moody'st ja räägime tänaselt inimestest meie ümber ja keskel. Need inimesed, kes julgevad kutsututena olla kutsujad, hakkavad kogema seda, et minu ümber sünnivad suuremad asjad, kui ma iial oleks osanud arvata või mõelda. Tulge, vahva ülistusbänd, tulge mulle appi, tulge jutlustage edasi, on ju, selle hea lauluga ja üsna pea me võtame täna aega selleks, et koos meenutada issanda surma. Aga enne veel üks praktiline samm, mida sa saad teha. Sest et muidu mõnele meeldis jutlus, teisele ei meeldinud jutlus ja me läheme elama oma elu edasi. Seesama, mida Merle juba mainis, et meil on tulemas mai lõpus koolitus, mis on siis kristliku elu ja tunnistuse kursus. Aga selle juurde käib selline asi, mõned on kuulnud, mõned mitte, Andrease kaart, ehk et mina olen Andreas. Ja täna me lugesime Andreasest ning Andreas on üks, kelle kohta Uue Testamendi teoloogias öeldakse, et ta on vahendaja. Tema oli see, kes tõi oma venna Peetru. Mõelge, kui ta ei oleks toonud Peetrust, jama. Meil ei oleks kellegiga ennast vabandada, et ma ei ole vähemalt nii hull, nagu Peetrus oli. Tänu Jumalale, et Andreas ja Peetruse. Tuleb välja, et Andreas oli tõenäoliselt see, mis tõenäoliselt oligi see, kes ütles, kuule, siin kõht on tühi, aga Mattiasel on 5 leiba ja 2 kala kaasas. Oota, lähme toome selle venna ruttu Jeesuse juurde. Tema oli tegelikult see, kui kreeklased tuli, et Jeesust näha. Siis tema oli see, kes läks ja viis selle küsimuse Jeesuse ette. Tema oli nii-öelda see connection mees. Tema oli see, kes kokku viis. Ja sellepärast on ka selline nagu nii praktiline võimalus üleskutse. See laua peale need Andrease kaardid. Ja loomulikult ühest küljest on see seotud siis oktoobris toimuva Lootusaeg festivaliga. Et kirjuta siia taha vähemalt üks nimi,
kelle eest ma palvetan. Et ma võiksin olla sellel aastal see pilt isast tema jaoks, et ta minu sõnade, minu tegude, minu suhtumuste kaudu võiks hakata isa nägema. Aga võib-olla juhtub sinu elus ime. Ta ei peagi sinna festivalil üldse minema. Ta saab siin noortekal või teelistel või pühapäeval või hoopis palvekal või sinu kodus, kuskil sauna õhtul hoopis. Päästetud ja annab oma elu Jumalale. Siis võta see kaasa sealt, kui saab otsa toome juurde, kirjutada nimi siia ja ütle, et Jumal, sinu armust. Ma saan aru, et ma olen Gunnar, aga tegelikult ma tahan olla Andreas. Sest et ma saan väga selgelt aru Uuest Testamendist, et see on kõige suurem eeskuju, mida Jeesus on tegelikult jätnud. Et ma loobuksin oma aust, oma ligipääsmatust valgusest ja tuleksin sinna, kus on inimesed. Tõuseme koos.